Nonii, salajutud. viimane episood. Hooaja viimane, aga me tuleme järgmine nädal tagasi, et rahunege maha. Ma tahtsin lihtsalt dramaatiline olla, viimane episood. Te ei tea iial, kas te näete meid uuesti. Aga järgmine neljapäev. Samas me kunagi esimene hooaeg ütlesime, et me teeme seda elu lõpuni. Ja mõtle, nüüd on... Elu on lõppu jõudnud. Miks ma nii depressiivne olen? Hakkab pihta. Aga meil on jah, siin teate tegelikult, ma võin saladuskatte öelda, et see on nagu meie siseinfo, aga me oleme nagu oma kaustas kirjade juures alles episood 3 juures, sest et me ei ole 8. kaustani jõudnudki. No vaata, me tegime 3 eri episoodi, need mured ja ämmad ja värgid, et sellepärast ka, aga no te ikka saadate korralikult kirju ja lahkuminekud. Et te saadate korralikult kirju ja ma pean ütlema, et kui mina tavaliselt sorteerin neid kirju ja kui ma vanasti sorteerisin niimoodi, et ütleme 50% olid sellised, et sobivad väga hästi ettelugemised ja 50% olid nagu ütleme nõrgemad lood, siis praegu ma arvan, et see on siuke 80-20, nii et ma ei tea, me peamegi elu lõpuni tegema. Kirju on nii palju ja me ikkagi üritame kõikideni jõuda, aga ma hakkasin mõtlema, et kui me seda lahkumineku episoodi tegime, et siis mind jäeti just maha ja läksin lahku ja nüüd me tegime ämma episoodi, et kas mul tuleb siis nüüd hull ämm. Või sa lihtsalt saad ämma? Saan ämma. Või siis võiks järgmine episood teha. Kuidas me miljonäriks saime? Jah, et kuidas tähega raha teenid. Mingi selline episood. Aga lähme siis kirjade juurde ja let's go. Enne kui me lähme siis. Ikkagi leivaisatkud tuleb ka ära tänada, et tänu kellele me siis seda hooaega saime teha. Suur aitäh teile. Võin saladuskattal öelda, et mõned on ka meil järgmine hooaeg, et siis head auhinnad jätkuvad. Aga praegu siis ikka Matkafai. Aitäh teile Matkafai, Laterna matkad, keel on nii sülmes. Et me täna siis loosime viimase Matkafai Laterna matka siis kinkekaardi välja, et saab keegi minna siin sügisel just kui pimedaks läheb nagu mõnus romants või siis sõbrannaga või mis iganes. Siis on meil Iconfit, mis ma juba praegu panin silma peale, et neil on Iconfitil on igast vitamiinid, asjad. Me siin enne võtsime ashwagandat ja ma tahan veel foolapet täna võtta. Vaata, kui käest ära meil läks, kui me seda ashwagandat võtsime, kohe nii naljakas hakkas. Kõik mured olid läinud. Ja, et ma tahan selle mingi hetk, kui see kirja loete salaja krõbistan selle ühe šokolaadi Iconfiti baari ka järjest, need on tõesti väga head. On. Loomulikult ulakas kaunitar, ilma kelleta ei saaks me veeta toredaid üksikuid õhtuid kodus. Reetubi saatel, jah. Nali, ma ei ole kunagi üksinda, nagu ma ütlesin, aga kes on, siis tõmmake endale ulaka kaunitari koduleht lahti ja vaadake, no seal on ikka kõike head paremat. Ja sooduskoodid on ka ikkagi salajutud, kehtib siis ulakas kaunitaris näiteks igavesti, et nad ei võtaks seda sooduskoodi kunagi maha, nii et siis teate, et salajutud siis saate -10%. Siis on meil Peninuki, kellelt meil on siis Peninuki džin või meil on salajutude džin ja meil tuleb ka, võib saladuskattel öelda, et jõulude ajal tuleb veel mingi special värk välja, et ühesõnaga, et Peninukiga koostöö jätkub ja on äge ja siis loosime kinkekaardi lõpus välja ja kindlasti siis, kui te ostate meie džinni, siis andke meile tagasidet ka, et kuidas teile maitseb, et... Ja Peninukiga on ju see asi, et seda saab kutsuda enda üritustele, et kutsuge üritusele ja öelge, et võtke salajutude džinn ka kaasa. Jaa, et ongi ju jõulupeod ja asjad tulemas, et siis saate kutsuda selle Peninuki siis baari sinna ja siis jah, et salajutud džinn kaasa, et mõtle, kui äge saate salajutud džinni kokteile terve õhtu juua. Ülemuse kulul. Nii, ja mis meil eel on? Energy Well loomulikult kaunis kodumaine vitamiinijoogike. Issand, kuule, võib-olla sellepärast me olemegi nii sabinenud, me joome seda kofeiini siin sisse endale. Et kohvi ma ei joo, aga see mekib küll. Ongi väike kofeiinipauguke. Ja muidugi siis meie Marcella Bali Beauty, ütlesin mina valesti. Sorry, Marcella, õnneks ta ei saa kurjaks. Marcella Beauty, kellel on siis erinevad ägedad teed ja juuksekasvuseerum. Ja kusjuures ma just käisin ju vaata Maigreti juures juuksed lõikamas ja ta ütles ka, et mul lõikasin veits otsi ja ta ütles ka, et mul on täiega kasvanud ja on tõesti ja ma kasutan seda Marcella juukseõli siis päris palju, et eriti kui mul pats ei ole. Ja nüüd neil on ka siis erinevad teed ja asjad, et
ongi ma just sügisõhtud TikTokis on hea nägin, teed et juua. see sinise lootuse tee või mis iganes, et see pidi olema mega tervislik ja pidi, ma ei tea, igast nurgast siin nooremaks ja paremaks tegema. Ma iga kord mõtlen, et ma võtan selle kaasa, aga nüüd on hooaeg läbi, nüüd ma saan lõpuks selle kaasa võtta ja hakata kodus teed jooma. Ja see on Rosella tee. Anu kunagi rääkis, ma arvan, et selle ka kehtib ka, et kui sa teed need Anu kunagi lilleõied, vaata. Anu alati ütles, et kui sa jood roositeed või nükest roosi baasil teed, siis sa hakkad ise lõhnama nagu tee ja maitsema nagu tee. Või see nagu roos tähendab, sorry. Ullalla. Nii et soovitan seda Rosella teed juua. Ja muidugi meie põhileiva isa Boost Casino, kes siis annab täna veel 250 € ära siis parimale kirjale. Super, aga... Leiva isa, jah. Boost Casino. Peaks leiva isale külla minema. No nii, aga ma alustan siis kirjaga ja kirja nimi on Libido. Tere naised, saadan teile oma mure, millest pole mitte keegi teadlik peale minu. Nimelt, kui olin noor, siis sai päris palju pidutsetud ja ka voodis hullatud. Aga nüüd, kus olen juba 30+, on mul peas tekkinud mingi blokk. Ma ei viitsi enam elada seksuaalselt aktiivset elu. Õigemini mul polegi nagu vaimselt seda tahet. Mul on väga ilus abikaasa, väiksed toredad lapsed, ehk siis 2 korda olen vähemalt seksinud. Yes. Aga tänu sellele on mu libido nii langenud, et võib minna karile ka meie abielu. Abikaasa ei tunne ennast ihaldatuna ja ma tean, et võib tekkida oht kõrvalsuhteks, kui see asi niimoodi edasi läheb. Ehk saate anda nõu, mida sellises olukorras teha, et meie abielu ikka säiliks ja ka mees tunneks ennast tahetuna. Me oleme koos juba üle 5 aasta ja tahaks, et see kestaks veel vähemalt 50 aastat edasi. Aga ma lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda, sest kogu päevane energia kulub laste kasvatamisele ja kodus toimetamisele. Oleme ka mehega sellest pidevalt rääkinud, aga seni pole lahendust leidnud. Mida teie teeksite? Vabandust, mul on suu täis nüüd. Üks naine ütles väga hästi, et mees peab aitama. Ma just mõtlen ka, et kui sul on nagu... Kui ta peseb sul need nõud ära ja prügi välja ja kodu on korras, et okei, ma saad siis kodune ema, peabki need lapsi päev läbi kasvatama, aga mees tuleb koju ja teeb sul kõik korda, teeb õhtusegi ka, küll sul selle libido tõusab. Jah, sest ma tegelikult saan sellest naisest täiesti aru, et kui sa päev läbi nagu oled selles vaibis, et sa ainult küpsetad, koristad, kantseldad, tegeled nagu kogu aeg selle pereasjade korras hoidmisega, siis tõepoolest, ega sul ei teki ju ka endal väga sükest tunnet, et ma olen mingi nii tahetud naine, vaata. Olen väsinud. Ja siis lõpuks tekibki süke tunne, et see seks on sulle ka nagu mingi üks veel lisakohustus, mis on nagu peale pandud. Et noh, loomulikult see kiri ei ole nagu selles suhtes väga avav, et mis seal toimub, et ma ei saa öelda, et see mees üldse siin ei aita. Aga võib-olla, tead, ma arvan, kõige paremini vähemalt ajutiselt aitaks see, et kui on võimalik, et keegi saaks lapsi hoida, lähete mehega kuskile 2 kas või 9 õhtuks, 8 õhtuks kuskile spaasse, tõmbate nosud täis ja küll tuju peale tuleb. Reetub möllama ja. Reetub möllama. Et selles suhtes, et sellega kahjuks on see, et sa ei pea üksinda seda libidot tõstma, et sul mees peab ikkagi kahjuks või õnneks aitama, et see ei ole nagu... Jah, ja vaata meestel ja naistel pidi see tegelikult tunduvalt erinev ka olema, et meestel pidi see seksi isu tekkima nagu ootamatult, vaata, et ala, kui naine korra läheb ja kuskilt kahmab, et siis mehel võib juba kohe seksi isu tekkida, aga naistel vastupidi on niimoodi, et sul peab nagu see ajapikku peab tekkima, et ei ole niimoodi, et keegi tuleb ja kahmab sind rinnast ja saad mingi omega tahaks seksida, et see peabki seda kuidagi nagu natukene rohkem üles kütma kui meestel ja kui mees sellega ei tegele, siis paraku... See on ta enda süü. Siis see on ta enda süü, jah. Nii, armastus ei käi kõhu kaudu. Hei, siin on lugu sellest, kuidas mind maha jäeti. Niisiis, oli härra sünnipäeva nädal. Mina, olles täielikult roosade prillide faasis, pead pidi pilvedes ja armunud, mõtlesin 6 aega, mida kuradit selle mehele kinkida. Võiks ju midagi erilist teha. Lõpuks valisin kingituse, mis oli minu jaoks natuke kallis, arvestades, et oli ma koos olnud ainult 3 imelist kuud. Jah, ainult 3 kuud. Siis jõudis kätte see suur päev, tema sünnipäev. Valmistasin talle lisaks kingitusele uhke Oreo toorjuustukoogi, mitte suvaline poekoogike, vaid päris enda kätetöö, kaunistatud ja puha. Tuli siis härra kohale. Ja mida ma näen? Mees on halvas tujus. Nagu halloo, ma siin karvu veel selle päeva pärast peast ära kakkunud ja saan veel tagasilöögi. Aga noh, mõtlesin, et ju siis tal oli tööl raske päev. Andsin talle kingituse. Ta võttis selle vastu, vaatas, noogutas. Mõtlesin, et okei, äkki läheb paremaks. Järgmine samm, kook. Tõin selle välja, pidulikult, nagu oleks MasterChefis Gordon Ramsay'le selle ette tõstnud.
sõime siis kooki, tema võttis ampsu, mina ootasin mingit tänurõõmu purskeid, aga mis ma sain? Viimane amps oli vaeva alla läinud, kui mees vaatas mul otsa ja pomises. Tead, ma jätan su maha. Mis mõttes kohe praegu, kook veel suus. Ja ta jätkab. Ei tunne tõmmet enam, 2 nädalat juba. Okei siis, aga vähemalt ütles, et kook oli hea. Lahkus siis pidulikult oma kingiga ja mina, sõin seda kuradi kooki edasi. Tähistasin siis vallalise elu võiduampsuga ja lubasin, et mitte kunagi enam ühelegi mehele kooki ei küpseta. Ei tasu jah nendele meestele sittagi teha. They don't deserve shit lihtsalt. Nii haige, et sa jätad maha, aga kingituse võtad kaasa ja ta veel ütles, et see oli nagu kallis kingitus ka. Ma mingi leave that shit. Ma oleks ka nagu, et okei, tõmba nahku siis ja koogiraha kannad ka tagasi. Näpud kurku ei saa su kuradi tiikagi mu kooki. Jah. Mis ütles ei tunne tõmba, et ma hakkan rändima. Lambist ei tunne tõmba. Kas see on siis nagu mingi asi, et inimesed järsku ei tunne tõmba? Ma ei tea, okei, ma ei viitsi isegi. Aga lähme siis järgmise kirja juurde. Elas kord veel üks muinasutt, ega see muinasutt sai läbi. Nagu mingi Voolahaavale. Jah. Tere. Avastasin teie podcasti paar episoodi tagasi ning sellest ajast olen hukt. Ei uskunud kunagi, et teile kirjutan, aga kuulates Kristina muinasutu lugu, siis oleks nagu enda oma kuulanud. Aasta algul sain ühiste sõprade kaudu tuttavaks ühe noormehega. Ütleme, et ta nimi on Sten. Meil oli instant klikk, pilgud kohtusid ja juba me jutustasime ning pidultasime hommikuni. Kuna Sten elas teises linnas ning kohtusime minu linnas, siis ärkasime järgmine hommik minu pool. Minu juurde jäi Sten veel paariks päevaks ning nii see algas. Kui me olime eraldi, siis olid mitmetunnised videokõned. Käisin tihti Steni linnas ning me olime hästi aktiivsed. Spaad, restoranid, peod, you name it, we did it. Ja tema algatusel. Tegime 2 kuu jooksul rohkem asju kui mõni oma 10-aastases suhtes. Veetsime päevi voodis, tellisime volti ja jutustasime hommikuni. Kohtusin isegi Steni lapsega ning meil olid ühised õhtusöögid. Ta hoidis ja hoolitses minu eest. Kogu aeg rääkis, kui äge ja ilus ma olen ning kui hea on koos olla. Okay. Me ei suutnud kuskil üksteisest käsi eemal hoida. Ma alati otsisin neid punaseid lippe, aga neid ei olnud. No mitte ühtegi. Me oli koos mega tore. Mu sõbrannad kadestasid meid, kui koos nägid ning ütlesid, et Sten on ikka väga armunud, nagu olin minagi. Ma olin nii kindel, et olin leidnud oma ideaalse kaaslase ja väga tihti, kui Steni kuulasin, siis läks pea samamoodi tühjaks nagu Kristinal, et kuidas sa oled nii ilus. Kuniks ta läks tööreisile välismaale. Enamus reisist tegi ka videokõnes ja endiselt suhtles kogu aeg. Siis aga ühel õhtul oli neil reisiseltskonnaga pidu ning peole minnes veel suhtlesime, aga järgmine kõne oli järgmise päeva jooksul. Läks pikale, mõistan. Tagasi jõudes kohtusime ja sain kohe aru, et midagi on muutunud. Naistel on ju see mingi 7 veel, mis aru saab. Loomulikult küsisin, aga kinnitas, et kõik on ok. Videokõned jäid harvemaks, kokku ei saanud, sest alati oli mingi vabandus ning paari nädala pärast teatas, et tal ei ole minu vastu selliseid tundeid nagu minul tema vastu. Olin heartbroken, täiesti läbi omadega. Kuidas keegi nii sai 2 kuuga nii südamesse pugeda? Kõik oli ju nii ideaalne. Nüüd 6 kuud hiljem endiselt mõtlen tal aeg-ajalt. Jah, olen vahepeal siin veel mõnede noormeestega tutvunud, aga keegi ei küündi selle tunde lähedalegi ning peale paari kohtumist ma juba lõpetan asja ära. Kas ma olengi alatiseks rikutud? Kas ma jäängi otsima seda sama tunnet? Kas ma üldse leian midagi sarnast veel kunagi? Sorry, Kristina, eks sinule jääda nii pikaks ajaks südamesse. Ja tundub, et see on siis nagu mingi musterkäitumine siin viimasel nali, aga ma olen siin nüüd paar nädalat siis olnud, ja ma ütlen ausalt, et ma nägin ühte TikToki, mis seletab üle hästi, et kui sa oled duši all ja vesi läheb järsku külmaks, siis tähendab, keegi teine kasutab veel su vett, ja siis keegi oli mingi, et aga see jutt ei käi duši all olemisest, Ehk siis, mis mina ka aru sain nüüd hiljem, vaata, ma ju süüdistasin ennast ja ma olin nagu mingi, oh my god, mida ma oleks võinud paremini, kõik ütlesid, asi ole sinus, aga ma olin mingi, ei, et mina tean, et mina kärisin selle perse. Aga nüüd nädalaid hiljem ma saan aru, et keegi teine kasutas su sooja vett. Keegi teine kasutas mu sooja vett ja siis oli järsku, oh my god, mul ei ole tundeid. Et selles mõttes, et nüüd, vaata, kui ma ennem olin kurb ja ma olin nagu, oh my god, I miss him so much, siis nüüd ma vihkan teda. Ma literally vihkan teda ja ma olen selles mõttes üle saanud. Ma ei ole üle saanud, sest et mul on ta vastu suur viha, aga see on parem kui kurbus. See on parem kui kurbus ja ma sain aru, et asi nagu, minu jõudis nii palju infot siin erinevatest allikatest ja siis ma sain aru, et tegelikult asi on minus ja asi oli temas endas ja I'm the real winner here. Reaalselt I'm the real winner here. Ja nüüd mul ongi tekkinud pigem viha ja ma olen lihtsalt nagu selles mõttes over it ja kui ma veel 2 nädalat tagasi oleks olnud see, et
kui ta oleks mingi, oh my god, ma sain valesti, ma sain nagu aru, et ma käitsin valesti ja ma tahaksin tagasi, kuigi noh, ta ei ole selline inimene, aga kui ta oleks teinud, ma oleks mingi, okei, ma annan sulle kõik andeks, tule, nüüd ma olen lihtsalt see, et söö sitta. No konkreetselt söögu sitta ja ma arvan, et see sama naine, kes kirjutas, et tal on sama asi, et jah, sul võis olla nagu üli fun times selle tüübiga, aga järelikult see tüüp pidi sealt kuskil mujal ka entertainima kedagi teist, sest et noh, see ei juhtu päris tõesti nii, et ärkad ühed hommikul ja saad aru, et mul ei ole tundeid, et siin on mingid muud asjad ka mängus. Ja ongi hea, et lahti said. Jah, aga sinu eelis on näiteks see, et nagu sa ei tea, äkki ta tuleb kunagi tagasi, kui sa ei taha seda. Aga vaata, minul on juba see, et mul on üks sõbranna, kes on nagu saikar, nii et ta käib, kui keegi mul haiget teeb, ta käib ja sõimab neid blokitakse ära. Nii et minu... Kuule, esiteks ta blokkis mind ka ära. Ai, tegelikult ma blokkisin ise ära, nii et ta ei saanud mind blokkida. Mulle meeldib, ma olin lihtsalt sõimas ta näo täis ja siis mind blokiti ära. Ma olin mingi, ma ei teinud mitte midagi, ma magasin õndsat tund, kui Mallu kuskil viina jõi ja käis ja sõimas. Aga see on fine, aga see oli, it had to happen nagu. Ja pealegist, ma olin veel nice, see ei olnud sõimamine. No see ei olnud päris iluskiri ka, aga nagu ma saan aru, et aga lihtsalt on hästi naljakas, et ma nagu ei julge enam rääkida, et keegi teeb mulle liiga, sest et Mallu hävitab nad ära ja see oli tõesti, it could have been worse, sest et sa võid väga. Ma ei ole teda veel isegi hävitama hakanud. Saad sa aru, ma üritan võimalikult ümarguselt sellest rääkida, aga ühesõnaga ma kirjutasin selle tüübile ja saate aru, see viis, kuidas ta mulle vastas. Oh my god. Ma anusin Mallut. Kristina tõesti anus mind, et ma enam ei vastanud, sest et see viis, kuidas ta vastas, ma olen seda vend ühe korra näinud, jättis mulle nagu soliidse inimese mulje. Ja see viis, kuidas ta vastas mulle, ta oli nagu ülbe 12-aastane poisiklutt, kes ise oled, vaata mingi siuke nii, aga kurat mind ajas nii kettesse. Ma põlesin vihast, ma reaalselt, Märte mõtles, et ma lihtsalt saan insuldi ja suren ära, sest ma olen nii fucking vihane, aga kuna Kristina anus mind palun ära vastu talle. Ja ma lihtsalt mingi lasta jääda, et it's not worth it, ta ei ole mu elus enam, et ta on long gone, ta on seal kuradi oma ette, on ju, ja küll ta saab oma karma sellega, et ta sureb üksinda. Aga mina tahan ta karma olla. Ma tahan ta kuradi koera alla ajada, ma tahan ta... Sa tahtis talle kirjutada seda, aga nüüd kirjutanud, aga nüüd sa ütled seda podcastis, mis on nagu worse. No okei, ma saan aru, et koer ei ole süüdi, aga ma olin nii vihane ja siis ma mõtlesin, et ta on siuke nagu väike koerapede, et me ei tohi seda sõna kasutada. Ma mõtlesin seda in a nice way, aga ta on mingi minu väike peni, mingi saa üle, et mees või kuradi väike tatt. Okei, oota. Sorry, ma olen nii kettas. Ei, las see olla. Äsinaga siis ma anusin ma keen ennast nii üles, et ma lähen siit ära ja olen müütud. Ma sain need screenshotid, mina magan õndsat tund, teen silmad lahti hommikul kell 7, siis tulevad need, mulle saadeti need screenid edasi, vaata. Ja siis ma olin lihtsalt mingi, oh my god, ma olin nii paanikas, see oli veel nii värske, vaata. Siis ma veel nutsin, vaata, siis mul oli veel see sad times. Ja siis ma mingi anun, et palun Mallu, ja Mallu tahtsin, et ma võin teda anuda, et ta on nagu fuck that shit. Ma teen, mis ma tahan, aga sellel hetkel ta oli lihtsalt mingi okei, ja ma lihtsalt mingi palun lihtsalt blokida ära ja unusta ära. Ma blokkisin ära, aga ma ei ole unustanud. Kuidas ma aitan teda nagu isegi peale mida kõike, mis ta tegi, ma ikka kuradi kaitsesin teda, ma olen mingi palun lõpetage kõik ära. Aga ühesõnaga, ma ütlen sulle, no ma olen ise alles nii fresh out, et see no sa ütled, et see on 6 kuud ja siis ikka mõtled ja võib-olla ta ongi see inimene, kes jääb sul alati natuke nagu taha taustal, et sa mõtled, aga mis mulle on paljud inimesed kirjutanud on ka see, et usu mind, et nüüd kui sa nägid, et sa saad kellegiga nii sügavalt connectida, see tähendab, et kindlasti neid inimesi on veel. Ja maailmas on nii palju inimesi. Ja. Ma ise tundsin ka, et ma ei ole vaata kellegiga varasemalt 30 aasta jooksul nii sügavalt connected, et raudselt seda ei tule enam. Noh, kui ei tule, siis oli tore 1,5 kuud ja vähemalt sain kellegiga korra niimoodi connectida ja kui tuleb, siis on tore teada, et ma suudan kellegiga nii sügavalt tuleb nagu nii. Ma ei viitsi seda lolli juttu kuulata, aga te oleksite kõik nagu solid 79, mingi no ei tea, kas enam ette tuleb. Kuradi manala teed. Isa ongi 11 kuud koos on nüüd kuradi suhte, äkki tahad kuradi hakata suhte podcasti tegema. Aga äkki tahangi. Okay. Suhteminutid Mallu ja Kristinaga. Tavai, lähme edasi. Need edu sulle ja tuleb uus muinasjutt. Nii, ja järgmine kiri on Pepu poiss. Esmalt Mallu, aitäh imelise raamatu eest, palun väga. Ja Kristina, you are the best. Aitäh. Saate best ja ma kirjutasin hea raamatu, okay, I'll take it. Lugu sellest, kuidas mu vibraator sai peaaegu minu parimaks sõbraks, kuni see päriselt juhtus.
ma arvan, et see lugu väärib jagamist. Kõik sai alguse Tinderist ja see viis mind suhte juurde, mis kestis ligi 6 aastat. Meie elu oli nagu roosamanna unelm, kuni umbes 5,5 aasta piiril hakkasid asjad vaikselt logisema. Siis ilmus tema ellu uus sõber. Alguses oli see kutt lihtsalt ülimalt tore ja kõik näis täiesti süütu. Aga vaikselt hakkasin mõtlema, et äkki pole minu silmis kogu pilt nii roosiline. Lisaks oli meie voodielu juba tükk aega allapoole arvestust. Päriselt, mu vibraator oli ainus, kes püüdis pingutada ja tema sai oma rolliga hakkama, mis on rohkem, kui ma sain tol hetkel oma mehe kohta öelda. Hakkasin kahtlema ja kui talle oma muret väljendasin, sain vastuseks, kas mul ei tohi siis sõpra olla. Noja, eks ma siis mõtlesin, et võib-olla ma tõesti reageerin üle ja teen tühjast kohast draama, aga ei. Ühel päeval, kui olin oma telefoni koju unustanud ja sellele järgi tagasi läksin, avastasin ma midagi sellist, mida keegi ei tahaks näha. Ja just, see oli nii ehe kui võimalik. See kepp oma täies hiilguses. Seega võtsin oma asjad ja tõmbasin naaksu samal õhtul. Vibraator kolis ka kaasa, sest vähemalt tema peale saab alati loota. Mõtlesin, et võib-olla see lugu paneb teid naerma või annab vähemalt lohutust, et kui sa arvasid, et sul on halb päev, siis võib-olla see polegi nii hull. No tõesti, see tundub päris halb päev, kui sa lähed oma koju telefoni järgi ja su mees ja ta parim sõber harrastavad pepuseksi. Ja sa näed seda oma silmaga pealt. Ei hakka öökima. Ei, ma ei hakka öökima, aga ma mõtlen lihtsalt, vaata, me oleme rääkinud sellest, et kui ma saaksin teada, et mu mees mind petab, siis ma vähemalt eelistaks sellega, et ta petab mind nagu teise mehega, et vähemalt ükski teine naine pole nii hea. Aga pealt näha ei sooviks. Nagu pigem ei sooviks, jah. Ma sureks jala pealt ära vist, ma oleks nagu võlp. Ma teeks seda ämma värki. Minestaks. Aga sa peaksid selle tuppa jääma, et nagu pigem lasku. Issa kui halb ikka. Appi. Ja mõtlen, nad olid nii ammu koos ka 6 aastat peaaegu. Sa raiskasid 6 aastat. Tegelikult see mees raiskas jah ta aega ja elu selles suhtes. Aga võib-olla ta ei teadnud enne seda sõpra, et ta on gei. No jaa, aga ütle siis, kui mingi hetk sa saad ju aru, enne kui asi päris pepu kepini läheb, siis sa saad ju aru tegelikult, et asjad hakkavad sinna poole minema. Päris kehva ikka. Aga vähemalt ma saan aru, et vist neil lapsi ei ole, et nagu selles suhtes vähemalt seegi positiivne, et loodame, et leiad siis uue mehe ja loodame, et see uus mees ei ole. Miks te lahku läksite? Sissi on homo, jätame rahu. It's not my fault. Jah. Okei, põgenev naine. Hei naised, ma olen täiesti abitu ja ei tea, mida ette võtta. Nimelt on mul terve elu olnud üsna palju mehi ümber, aga mitte kunagi suhteid. Üks teema teise otsa ja nii edasi. Olen aru saanud, et probleem on minus. Alati on üks ja sama muster. Hakkan mehega timmima. Esimesed 1,5 kuud on see tunne, et he's the one, aga siis kui asi tõsisemaks läheb või hakkavad nii-öelda need päris tunded tekkima, tekib mul 3 kuu pealt plokk ette. Ma lihtsalt tunnen, et ma pean põgenema ja asi pole õige. Hetkel olen taas sellises olukorras. Kutt on tõesti väga hooliv, toob lilli, ütleb ilusaid sõnu ja nii edasi, aga nüüd sai imeväel 3 kuud täis timmimisest ja ma ei suuda enam olla intiimne. Mind hirmutab, kui ma näen, et on kirjutanud. Eile õhtul ta kirjutas mulle ja küsis, kuule, mis värk on, et sa teistsugune. Räägime asjad selgeks. Ütlesin talle, et vajan natuke aega ja mõtlen meie olukorra peale. Ja nüüd ma siin istun ja mõtlen, kas põgenen, sest ma kardan vastutust ja hirmutab see connection, armastus või teen oma vana trikki. Ma saan aru, et mul on probleem ning ma peaks ise endaga tegelema, mõistma, miks ma nii käitun. Ja teine võimalus, ma lihtsalt pole seda õiget meest leidnud. Selles mõttes, et natuke kehvasti, sest see kirja on tulnud 22 märts. Upsi, sorry, me jõudsime nüüd sinuni. I'm so sorry. Et ma loodan, et sa ei põgenenud, aga nagu... Aga tead, ma ise seda lugu kuulates mõtlesin ka, et võib-olla sa ei ole leidnud seda õiget inimest. Selles suhtes, et see, et keegi on nagu mingi nice ja toob lilli, ma saan aru, et meie tavalisi kirju kuulates ei ole võib-olla loogiline, tegelikult see on bare minimum. Et sul ei pea kõik inimesed nagu niimoodi meeldima sellepärast, et nad on sinu vastu nagu nice people. Võib-olla sul tõesti ei ole tekkinud seda connectionit veel. Sest ma mõtlen, et kui sulle keegi väga meeldib, siis ma arvan, et sul ei tule seda mõtet põgeneda, aga kui sa arvad, et asi ei pruugi selles olla ja sul mingi, et tõesti need mehed väga meeldivad, siis ma arvan, et on mõttekam minna teraapiasse. Lihtsalt räägid talle oma loo ära ja võib-olla tal on nagu rohkem arvamust, sest et ma ei tea. Mina tahan kõigiga abielluda kohe. Oh my goodness, ma pean te rääkima, kui te tunnete, et teraapia, see on nii haige, mis ma tegin. Ühesõnaga, kui te tunnete, et teraapia nagu, et kas siin on raske aega saada või mis iganes,
siis ma nägin TikTokis, keegi oli mingi, et oh my god, ChatGPT AI aitas mul lahkuminekust üle saada. Ja ma olin mingi, what on ju, miks ma võib-olla nii chill olengi praegu, on see, et ma vaatan, milline see AI oli. Üks AI on selline, see AI chatbot, kui sa sinna paned selle, et ei, just vastupidi, oota, chatbox AI, paned sinna, kirjutad näiteks, et eesti keeles, ta ise kirjutab sulle on inglise keeles, aga kui sa kirjutad eesti keeles, et kuule, mul on abi vaja, siis ta vastab sulle eesti keeles. Ja ma tegin seda, ma olin nagu mingi, et kirjutasin talle oma siis seda, no ma ikka vaat see lahkumineku teema oli veidi südamel ja ma olin mingi, kuule, kas saaksid palun aidata mind, et analüüsi palun vestluseid. Ja siis ma koppisin talle minu ja Kalle kõik vestlused, kõik, mis me rääkisime, koppisin talle sinna ja ütlesin, palun analüüsi neid, et mul on abi vaja. Ja ta aitabki sind. Nii, mis ta siis analüüsis? Kirjutas niimoodi. Tänan, et jagasid oma vestluse sisu. See on kindlasti raske olukord, eriti kui suhe näis olevat hea ja siis tekkis ootamatu muutus. Tema sõnumist võib välja lugeda, et ta tegeleb oma tunnete isiklike probleemidega, mis ei pruugi otseselt sinuga seotud olla. Siin on mõned mõtted ja soovitused. Austamine ja mõistmine. Tundub, et ta on eneseteadlik ja mõistab, et tal on praegu raskusi suhetega. Oluline on austada tema tundeid ja otsuseid, isegi kui see on valus. Räägi oma tunnetest, kui sul on soov võid jagada oma tundeid tema suhtes. Oluline on, et sa väljendaksid, kuidas see olukord sind mõjutab, kuid samas austaksid tema soove ja piire. Aeg enda jaoks, tema mainimine, et ta naudib enda aega, on oluline. Igaühe on aeg-ajalt vajadus keskenduda endale. See võib olla ka hea aeg sinu jaoks, et mõelda oma tunnete ja soovide üle. Ära süüdista end. Tema sõnumis on selgelt näha, et ta tunneb end, ma ei taha seda öelda, ja see ei ole sinu süü. Suhted on keerulised ja tihti on inimesed oma tunnetes segaduses. Bla. Siis ma olin mingi, okei, aga ma vastasin talle nii. Ja siis ta on mingi, sinu vastus väljendab tõeliselt sügavaid ja ausaid tundeid, mis on täiesti mõistetavad pärast sellist ootamatut muutust suhtes. Sa jagasid oma valu ja kahtlusi, mis on tähtis ning see näitab, et sa hoolid ja oled emotsionaalselt investeerinud. Siin on mõned mõtted selle kohta, kuidas edasi liikuda. Tunded ja kahtlused. On täiesti normaalne tunda segadust ja valu, eriti kui suhe lõpeb ootamatult. On loomulik küsida, et kas kõik oli tõeline ja mõelda, kuidas tunded võivad muutuda. Suhted on keerulised ja inimesed võivad oma tundeid avastada või kaotada erinevatel põhjustel. Tundub, et oled suutnud oma tundeid avada ja olla aus, see on oluline, kuid samas tuleb arvestada, et tema reageering võib olla erinev. Ta võib ajada aega, et mõelda, kuidas edasi liikuda või tal võivad olla oma põhjused, miks ta ei suuda suhet jätkata. No ja siin läheb edasi, et bla. Ühesõnaga, what the hell? Ja see on nagu mega hea ja saad aru, sa saad nagu niimoodi, et siis sa saad kirjutada nagu, et ongi, et ma saatsin nagu alguses mõtlesin, kui ma saan screenshot, et ta mingi, et kopi mulle need tekstid on ju, ma räägin, nagu räägid inimesega ja see on, keegi ütles, et ta laitas täiega see välja tulla sellepärast, et ta on nagu robot, vaata, et tal ei ole mingit judgmentalit, et sa lihtsalt räägid. Sa võid ükskõik mida öelda. Sa võid ükskõik mida öelda ja see oli nagu nii abistav, aitav ja siis ma veel kirjutasin, et okei, et aga kuidas ma nüüd nagu niimoodi ja mis ma edasi ja ta nagu nii aitas ja nüüd ma mõtlen, kas ma peaks homse teraapia kätsetama, see on nagu nii lihtne, sa saadki kirjutada ja saad seda kõigega teha, et saad mingi analüüsi, palun seda mulle või kas saad näidata sellega. Ma olen viimane inimene maailmas vist, kes ei ole nagu ChatGPT-d kunagi kasutanud, aga noh. Aga see aitab ja see, et ma avastasin, et seda saad eesti keeles ka kasutada ja nii hästi ta vastab päris hästi, nii et see on nagu väga hea, nii et soovitus kõigile siis. See on tasuta või? No selles mõttes, et see vist on nagu tasuta ka mingi versioon, aga mina võtsin seal aastase versiooni, mis oli 20 € äkki või? Okei, no 20 € on ikka odavam kui teraapia. Jah. Nii, aga ma võtan siis järgmise kirja WC parfüüm. Tere tüdrukud, olen teid jälginud viimasel ajal palju ja olen päris suure põnevusega kuulanud teie podcast'e. Mina siis läksin oma kutile külla. Nägin kuti vetsus, et seal oli üks parfüüm, mis mul endal ka kodus oli. Mõtlesin, et kuti emal hea maitse ja peaksin enda oma ka kandma hakkama, et kuti emale meeldida. Läksin siis mina tema ema sünnipäevaks külla ja olin just tema sünnipäevaks pannud kodus hästi palju seda parfüümi peale. Läksin, tegin ta emale kalli, soovisin õnne. Rääkisime juttu ja üks päev olin selle kuti juures ja läksin peale kuti vetsu, kui ta oli seal päris kaua olnud. Astusin vetsu ja tundsin seda sama parfüümi ja alles siis sain aru, et see parfüüm oli sinna selleks pandud, et peale pikka vetsus käiku oleks midagi vetsu värskendamiseks lasta. Nüüd mõtlen, et mida see ema võis mõelda, kui olin pannud endale seda sama lõhna päris palju peale ja tegin talle kalli. Pärast mõtlesin, et käisin nende vetsus ja lasin seda endale peale. Praegu on mul siiani suhteliselt piinlik, aga love you guys. Lasid see Airwicki endale? Ma lihtsalt mõtlen praegu seda, et WC-s oleks nojah, vaata oleneb, kas WC ja vannituba on nagu koos, et kui ma näeksin lihtsalt WC-s. Sul on ka vaata vetsus on see riiul vaata lõhnadega,
et jah, need ongi kõik sinna sellepärast pandud. vetsu värskend, ma tasengi sealt mingi seda kõige kallimat, see Mason. See sai otsa, sellepärast saigi vist. ja. Mina peale kakimist lõhnastamas vanituba. küll. Aga jah, see on niuke piinlik asi. Võib-olla ongi, see ongi see, kui saad nagu õhu värskenda lõhnaga, siis ta mingi okei. Et see on sul see kõige sitem parfüüm, vaata, siis jätad sinna, et parem ikka kui Airwick. Aga shit happens, mis siin ikka. Nii. Nii haike kiri. Vanemad, I'm sorry. See on naljakas, annake andeks. Sorry, et ma näsin. Vanemad. Tere, olen 16-aastane neiu ja olen mures oma vanematega. Nii? Nad juba viimased 1,5 aastat tegelevad. Vabandust, sa ei taas üle. On andeks, ma annan peavinna sulle, et ma ei tahan, et see on päris probleem. Nad viimased 1,5 aastat tegelevad Kamasutraga ja need hääled ajad öösel nii närvi. Olen korduvalt rääkinud, aga nad ütlevad, et kasuta kõrvatroppe. What the hell? Olen proovinud kasutada nii kõrvatroppe ja klappe, kuid ikka ei midagi. Ma tunnen, et ma lihtsalt lähen lolliks. No nii retsid ajad kettasse. Olen ööbinud ka sõbrannade ja vanavanemate juures, kuid ikka lähen koju tagasi. Mu vanemad justkui teevad seda meelega mulle. Seoses sellega on mul tekkinud õpiraskused ja uueks algavaks päevaks ei puhka ennast üldse välja. Öelge naised, mida ma peaksin selles olukorras tegema. Tead, ma esiteks tahaks öelda, et good for the parents selles suhtes, et kui neil on 16-aastane tütar, no ma ütlen, et ju siis nemad on suutnud seda särtsu endale kuidagi, keegi enne ütles, vaata, et mehega on särts ära kadunud, võib-olla peaksid ka selle Kamasutra kätte võtma. Aga sellist näeleks, et kasuta kõrvatroppe. Meie ei lõpeta seda nussimist ära. Me oleme nüüd nii reele saanud 1,5 aastat. Täiesti vikis. Siit hobuse sellest ma enam maha ei tule. Kindel mitte. Aga tead, ma ütlen ausalt, et mind paneb ennast kuvitama, mis seal Kamasutras siis nii kaua nad seda raamatut läbi sirvivad või nagu palju sul neid poos on, et sul 1,5 aastat on iga päev? Ei no selles suhtes, et nagu neid poos saad ju mitu korda uuesti teha. See on see, et ühe korra rohkem enam tagasi ei vaata. Et selles suhtes, et vaene laps ja mõtlesin, kui sa oled juba nendega rääkinud ja öelnud, et kuule, et tõsiselt häirib see neid tõesti huvita ja kõrvatropid ei aita. Sorry, ma ei taha ka naerda, aga ma lihtsalt kujutan ette. Oota, aga heli summutavad ju AirPods Pro. No kui sa juba ütlesid, et ta saab selle peauhinna, et usu mind, ta saab 250 € eest endale müra summutavad kõrvaklapi. Anname talle siis selle eest, ta saab osta endale AirPods maksid või mitte maksid, AirPods Prod. Kindlasti saad odavamad ka, et sa ei pea kõik raha sellele kulutama ikkagi 16-aastane tüdruk. Aga ma usun, et midagi heli summutavad see kindlasti saad endale. Oota, aga ta on 16... No vanematele läheb see raha siis tema vanemate kontole, mis või mingi täisealine sõbranna. Et vanematele. Vanemad ostavad endale kuradi persede ja liube ja panevad edasi. Me peame mõtlema. Sa pead oma mingi täisealise sõbranna konto siis saatma või midagi. Sest et jah, me samas kas puust vaatab, kas on alakas või? Alasid tohi kanda. Nojah, see on ju... Jah. Anyways, et nagu ma ei oskaks nüüd rohkem aidata, et äkki siis see peahund ja kanname siin niimoodi juba välja, aga et siis saad endale need AirPodsid osta või mingid müra summutavad, mingid kõrvaklapid, kas vodamad ja siis. Ja tead, kui sul öökimise kõrvalt aeg üle jääb, siis tegelikult natuke tunne rõõmu ka, et su vanematel nagu selles suhtega on neil ilmselt hästi, mulle tundub. Vähemalt see ei ole child of divorce. Jah, see ei ole child of divorce, nagu meie lapsed on, sest meie näiteks ei teinud Kamasutrat ja meie lapsed ei pea öökima. Või ma ei tea, kuidas sul on uus Kamasutra kaaslane nüüd. Aga nii, aga ma võtan siis järgmise kirjakese ja vaatame, mis meil siin pakutakse. Kubemetäid ja doktor Google. Kuna meeste salajutte laekub teile vähe, eriti geimeeste, siis saadan teile ühe oma mahlaka loo. Olin elanud aastaid välismaal, oluliselt suuremas ja liberaalsemas riigis ning kolisin tagasi Eestisse. Tekkis kerge alateadlik paanika, et geimehena on Eestis väga raske teitida. Nii paningi kohe kõik rauad tulla ja hakkasin äppides kolama. Läksingi teidile ühe välismaalasega, kes samuti Tallinnas elas. Esimene teit oli üpris mõttetu. Saime linna peal kokku, tutvusime, tegime pisut veini ja jutustasime, ent sellega asi piirdus. Teisel kohtingul jäin tema juurde ööseks. Kui tuli aeg uinumiseks, ei saanud ma kuidagi sõba silmale, sest tüüp muudkui sügas enda kubeme piirkonda.
Mäletan, et mu peast käis läbi mõte, et issand, äkki tal on mingi haigus. Ent sisendasin endale, ära paanitse, iga sügelemine ei tähenda veel suguhaigust. Järgmistel kordadel tema juures ööbides ma rohkem sügelemist ei täheldanud, seega ununes see sama kiirelt. Mõne aja pärast leidsin aga juhuslikult enda kehalt imetillukese putuka. Kuna olin just äsja uurde üürikorterisse kolinud, mis polnud just kõige värskema ilmega, oli esimene mõte, et tegu on lutika või mõne muu taolisega. Kiire guugeldamine aga tõestas mulle kiirelt vastupidist, sest vennike, kes mulle kehalt vastu vaatas, oli identne hoopis kubeme täiga. Nii identne, et polnud isegi kahtlust. Oma keha inspekteerides nägin neid veelgi. Esmalt tekkis paanika, ääretu vastikustunne. Tahtsin koheselt joosta apteeki, et ennast igasuguste mürkidega kokku määrida. Aga ei, pidin kiirustama tähtsale tööintervjuule. Sorry. Nii ma seal siis istusin komisjoni ees, oskamata korralikult vastata mitte ühelegi küsimusele, sest ainus, mille peale suutsin mõelda, oli elusloodus, mis mu riiete all pesitses. Niipea kui vestlus lõppes, tegin kiired sammud apteegi suunas. Kui koju jõudsin, määrisin esimesel võimalusel ostetud keeliga kokku, et see hommikul maha pesta ja tööle minna. Panin ülikõrge temperatuuriga pessu kogu voodipesu, rätikud ja kantud riided. Õnneks oli hommikuks keha puuküürnikes puhas ja töölt koju jõudes ajasin kogu oma keha karvutuks. Sellegi poolest valdas mind pidevalt täielik paanika. Analüüsisin iga viimset kui täppi enda kehal. Helistasin lausa perearstile, et lisaks juba alustatud ravikuurile ka suukaudsed ravimit võtta. Kuna Trump oli Ivermectini esitlenud COVID-i ravimina, oli kogu Eesti riik sellest tühjaks ostetud. Õnneks soovitas perearst veel ühte teist keeli, mida kasutada. Nii tegi mõlemad ravikuurid 2 korda läbi. See tähendab 4 korda kogu keha keeliga sisse määrimist ja maha pesemist. Kõlab jaburalt ning ei ole soovitatav, aga ma lihtsalt vajasin mitmekordset garantiid. Olin niigi pidevas paanikas. Kirsiks jaburuse tordil oli kantud tüübi reaktsioon. Teadsin, et süüdlane on tema, ent kuna olin ka paari teise tüübiga teitinud, ei saanud olla 100% kindel ega teda ka otse süüdistada. Mõtlesin, et olen viisakas ja heatahtlik ning lihtsalt informeerin, et ka tema võiks ravikuuri läbi teha. Tema reaktsioon oli, ära usalda doktor Google'it. Läksin vihast punaseks. No halloo. Kas pidin talle külla minema ja kubeme täid esitlema, et ta usuks? Kogu tema vastus oli üleolev ning ükskõikne, mis aina kinnitas mu teooriat, et ta ise oli juba ravikuuri läbinud ja mulle sellest isegi mitte teada andnud. Järgmisel päeval saatis ta mulle pildi isegi enda voodist ja ütles, et see oli hea võimalus uue voodipesu soetamiseks ning ootab mind külla. Küsisin, et kas ta on peas soe, et järgnevad 6 aega ei ööbi ma mitte kellegi teise voodist, täiesti jabur. Kujutad ette, et su teidil on olnud kubeme täid ja sa kutsud endale järgmine õhtul külla. No lihtsalt rõve. Hiljem figureeris see tüüp kõikjal. Käis telesaadetes, osales reklaamides ja muusikavideodes. Ei saanud bussiga oodata ilma, et tema jõle nägu reklaamidelt vastu ei vaataks. Samuti sain teada, et kuigi ta oli mulle meie teitide ajal pidevalt ette heitnud, et ma teda enda elust kõrvale jätan, hooras ta ise samal ajal rõõmsalt ringi. Vähemalt ühega tema partneritest kohtusin ühel peol, kes muide oli umbes samal ajal saanud klamüüdia. Jumal tänatud, et minu jaoks asi varem lõppes. Igatahes naised, ärge jätke enda raseerimist, et sellised iidsed tegelased teie kehale ei saaks reisida. Ja mehed, te ei pea ennast täiesti karvutuks ajama, aga vabameelset elu elades inspekteerige oma keha alati korralikult ja regulaarselt. Tavalisi suguhaigusi on lihtsam ravida, mõne tableti või kiire süstiga. Parasiidid nõuavad aga palju jõhkramat käsitlemist. Lõpp hea, kõik hea. See tüüp on tänaseks Eestist minema kolinud. Ju said kõik haigused järele proovitud ja nüüd on aeg uues riigis risttolmelda. Lõpetuseks soovin veel paluda, et väldiksite sõna P-tähega sõna kasutamist. Tean, et ei mõtle halba, ent olete heteronaised ja selle kasutamine teile ei ole tegelikult aksepteeritav. Isegi kui mõni teie geisõber on sellega okei. Samamoodi nagu meie valgete inimestena ei kasuta N-sõna. Aitäh ja jätkake Eesti number 1 podcasti tegemist. Sorry, ma tõesti ei mõtle seda kuidagi halvaga. Issa mu suri praegu karmakaristuseks jalg nii ära, et ma olen invaliid. Aga tõesti, ma ei mõtle seda kuidagi halvaga ja meie oma sõpradega tõesti kasutame seda sõna ja neil on... Oma geisõpradega siis nii jah, et neil on nagu fine, aga ma tõesti... See on jah meil hend võib-olla nagu... Et... See on jah kõnepruuk. Ja Ivar ja Kalle shout out. Neil on fine, et aga nad ise ütled enda kohta ja siis... Ja siis on kuidagi jäänud... Võib-olla kui mul ei oleks nagu... oma sõpru, siis ma ei kasutaks ka, aga okei, ma üritan... Ja mul on mingid teised geisõbrad ka veel shout out to Karl ja Sten.
et nendega on ka nali, kuigi ma ütlen neile niimoodi tavaliselt, aga kuidagi see on öelnud, et me üldse ei mõtle halvaga, aga kui tõesti keegi ütleb, et see häirib, siis me ei tee seda enam. Me üritame. Jah. Sest et vaata ükskord keegi palus, et me ütleksime, et me ennast ära ei tapa. Aga me kogu aeg ütleme ikka. Ütleme ikka või? Ma just täna ütlesin ju. Kura, me ei oska üldse. Mul läheb meelest ära peale, kes ma ei saa keskenduda. Mul on jalg nii surnud, et ma ei saa mitte kunagi kõndida enam. Okei. You good. Ei, I'm not good. Imelised naised olete pealkiri. Tore pealkiri. Tere, Maljo ja Kristina. Ma olen värskelt teie jälgija. Meediast toimunu ei ole teist väga midagi ilusat voolinud ja arvanud kunagi, et võin teid niimoodi fännama hakata. Ärge lugege meediat, kuulake ainult podcasti. Kuna kõik ümberringi mu sõbrannate ja salajutte kuulavad ja teid niimoodi kiidavad, siis mõtlesin ka pilgu peale visata. Ja nagu vau, naised, te olete nii imelised. Millegipärast hakkasin mina kuulama teie episoode siis lõpust alguseni. 7 päevaga olen jõudnud 45. episoodist 12. Need lood on nii naljakad, pole vist tükk aega nii südamest naerud, aga on ka väga kurbi lugusi, kus tuleb pisara lausa silma. Olete vinged ja teete õiget asja ja lubas sulle sokid teha, kui sa väga tahad, et eelmise aasta osas on. Asume siis teema kallale. Kuigi mina siin väga kaasa rääkida ei saa, kuna mul puuduvad piinlikud lood ja mul ei ole mees, aga ma usun ka, et ilusad ja toredad jutud on siia igati oodatud, et näidata naistele, et ka meestes on, kes on meestes väga pettunud, et ikka on maailmas olemas väga häid mehi. Muidugi on ilusad lood ka alati oodatud, ei pea olema halb lugu. Mina olin olnud oma mehega koos üle 10 aasta, kui abiellusime, saime lapse. Tänaseks oleme abielus olnud 8 aastat ja meil on 2 imearmast last. Kunagi, kui tutvusin oma mehega, teadsin sisimas, et tema on minu inimene ja minna ma talle ei lase. See kõlab nagu tõeks kildris. Mina arvasin ka, et ma kohtasin oma inimesega, aga lasin minna. If you love them, let them go. Ei, if you love them, don't let them go. Õppisid vaata. Nii. Minna ma ei lase. Ta on olnud alati nii arvestav, usaldav ja armastav. Ta teeb meie jaoks kõik, et me oleks õnnelikud. See, kuidas ta hoolib ja hoiab mind ja minu lapsi on lihtsalt imeline. Kui lapsed olid väiksed, istus ka tema nendega öötundidel üleval ja lasi minul puhata, andis nädalavahetusel ühe õhtu, kus ma sain sõbrannadega väljas käia ja akusi laadida. Me usaldame üksteist ja alati räägime kõigest. Me anname üksteise ruumi hingata, oleme mõistvad, hoolivad ja armastavad. Eks see olegi meie hea suhtesaladus. Kuigi ka mina käin tööl, on mul alati kodu korras ja soe söök valmis ja minu mees väga hindab seda. Ma armastan oma meest väga ja me väga palju vedame koos oma aega. Seda saab vist tõesti nimetada tõeliseks armastuseks. Seks on meil väga hea ja teeme seda reaalselt 3-4 korda nädalas. Päriselt naised, siin maailmas on häid mehi olemas. Pead oskama lihtsalt tunda ära seda õiget ja mina isikut arvan, et Tinder ei ole väga õige koht, kust kohast endale hea mees leida. Ilmselt, et sinna kogunevad mehed, kellel on mingi kiiks. Aga ära muretse, see on puhtalt minu arvamus. Kristina, ära üldse muretse, ka sinu maailma ilmub kunagi see ära õige. Alles hiljuti nägin sind ja sinus on palju head energiat. Sa oled kuidagi nii pehme ja soe inimene. Tõesti, ma ei jõua teid ära kiita, olete väga vinged ja nüüdseks minu lemmarid. Jätkake seda, mida teete. Lugupidamisega Tiiu Sepp. No vot, kui tore kiri, mul kohe nägu peeretab peas. Ja nii tore on ikka kiita saada ja kusjuures ma just alles see nädalavahetus tutvusin ka 2 noore tüdrukuga, hästi toredad olid. Ja nad olid ka mingi, oh my god, et sa oled nagu nii tore ja et nagu värksärkis on mingi kogu, aga mida te siis nagu eeldate, et nagu selles mõttes, et nagu, et sa oled nagu sama tore nagu podcastis. Obviously. Ma mõtlesin, et nagu mis te eeldate, et ma nagu siin olen mina ja siis kui te päris elus näete, siis ma panen hambasse teile või nagu, mis te eeldate, et milline ma päriselt olen, ma olengi nagu selline, nagu ma olen kogu aeg olnud, et eks mul on ka, ma räägin, ma olen korduvalt öelnud, eks mul on ka halb päev, kus ma võib-olla nähvan või ütlen halvasti või mis iganes. Mäletad, kui sa ütlesid mulle, et ma olen pagdait bitch või? Lambist. Ma ei mäleta seda. Pagait bitch. Aga miks ma ütlesin sulle seda üldse? Ma ei tea. Just vaatasin sulle otsa. Yeah. Kas ma olin joonud? Jaa. Okei, no siis ma puris peaga olen vahepeal sassi, vaata. Aga ei selles mõttes, et ma ikkagi usun, et ma olen hea inimene ja ma tahan, et inimestel läheks hästi ja tahan inimestele head ja ma olen see people pleaser, noh. No aga lõpetame siis hooaja veel ühe positiivse kirjaga ja selle nimi on Kuidas teie podcast mu suhte päästis. Nii cute. Tere imelised naised. Olen oma musuga koos olnud 9 aastat. Alguse sai see 15-aastaselt. Okay. Me vahest ikka kraakleme ja paugutame uksi ja mõtlen ikka, et on ikka sitapea. Teie podcast päästis meie suhte.
Kuulates, mida naised peavad üle elama, pani mind mõtlema, et mida kuradit ma vingun. Mu mees toob mulle kuu ja tähed, soovitab mul tihti sõpradega väljas käia, annab mulle ise raha, et ma ei peaks oma väikest palka kulutama, kuigi ma pole seda kunagi ise palunud. Ja ta on juba 17-aastaselt kooli kõrvalt tööd rüganud, et pakkuda mulle ilusat ja armastavat kodu, mida mul lapsepõlves ei olnud. Ta kohtleb mind nagu printsessi. Peale teie lugude kuulamist olen hakanud hoopis mõtlema, et ma tõmbaks tagasi enda ülbitsemisi ja mölisemist. Ma isegi ei saa tegelikult aru, miks ma niimoodi käitunud olen, sest mul on ju tegelikult ideaalne elu. Ma tõesti olen aastaid tühja koha pealt sae käima tõmmanud ja sõnadega ka liiga teinud. Aga peale nende lugude kuulamist olen ma tagasi tõmmanud ja meie suhe on veelgi parem. Aitäh, et te teete seda, mida teete. Kristjanale palju armastust uuest suhtest. Maljule pole seda vaja öelda. Sulle edu majaga. Teie tänulik kuulaja. Ta kirjutas seda 5 päeva enne, kui mind maha jäeti. Nii et see kiri tuli siis. Aitäh sulle. Tõesti oli vaja seda neid soove, aga liiga vaikselt soovisid või liiga vähe soovisid. Ei, tegelikult see on fine. Ja nii tore, vaata, see ongi see, et sa õpid ja kasvad ja mul on nii hea meel, et sa said aru, et see on hea mees ja jah, vaata, võib-olla ongi teinekord vaja kuulda nagu natuke teisi lugusid ka, et jah, võib-olla eladki omas mullis ja mingid väiksed asjad hakkavad nagu närvidele käima ja siis hakkad nendele kohe keskenduma, aga tegelikult, kui sa tõesti paned asjad nagu suurde perspektiivi, siis võib-olla saad aru, et okei, võib-olla ma olen ülepingutanud. Aga samas see on 2 teraga mõõk, sest et vaata, tihti peale inimesed jäävad sitta suhtesse, siis nad mõtlevad, noh, tegelikult osadel on veel hullem, vaata. Aga mulle tundub, et siin on ikkagi tegu väga hea mehega ja võib-olla naine ongi ise natuke näed, me võime ise ka vahepeal väga tujukad ja mõrrad olla. Jah, aga vähemalt näed, inimene sai aru ja nüüd on kõik palju parem, nii et super. Väga tore viis, kuidas hooaega lõpetada. Podcastist kasu ka lõpuks ometi peale mitmendat hooaega, ma ei tea, 6 on meil vist. 6 on meil praegu. Jah, et siis lõpuks kasu ka meie podcastist. Nii et tore, mul on hea meel, et on häid suhteid ja vaata see eelmine kiri ka, et tal oli hea suhe. Et selles mõttes, et no te annate mulle veits lootust, et äkki saan ka hea suhte, aga ma raha ei panustaks selle peale. Puustkasiinos. Äkki peaks Puustkasiinos tegema selle panustuslehe. Jah, raha ees saab sind osta, eskortteenus. Ei, ma mõtlen, et saab panustada, kas ma leian hea suhte näiteks aasta lõpuks ja kui ma leian, siis saavad nagu vaatan, tehakse nagu mingi Eurovisiooni ennustust, vaata. Teeme Puustiga, kas Kristina saab suhtes. Aga siis, kui me teeme juba siukse... Keegi panustab 20 tonni, et ja saab ja siis läheb minuga ise meelega, tuleb mingi, võrgutab mind ära, et siis saada duublisse. Aga siis me peaksime mõlemad mingisuguse ennustusmängu tegema, siis minu ennustusmäng peab olema, et kas Märten teeb mu paljaks. Ma mõtlesin, kas kihluta, aga see paljaks on naljakam. See on nagu rohkem vaata teemas olnud, et... Või et kuna ta teeb sind paljaks. Et mitte kas, vaid kuna. Sest et alguses oli ju jutt, et paari kuu jooksul, aga paar kuud on tegelikult kinda juba möödas, kohe hakkab isegi aasta saama. Et noh, eks näis tegelikult, eks ma annan teada. Aga tore hooaeg, jagame auhinnad. No jagame. Peauhinna sa juba jagasid ära sellele vaesele. Mis oli vanemad oli? Vanemad oli, jah. Marcella Beauty anname näiteks Pepupoiss kirjale. See, kes leidis oma mehe kahjuks. Siis ma arvan, et see libido kiri võiks saada Ulaka kaunitari. Okay. Et äkki aitab sealt midagi. Päästis mu suhte matkafai äkki, saate teidile minna. Tavai, super. Ja Energy Well. Põgenev naine. Ja. See, kes mõtles, et mida teha. Ja Icon Fit. Äkki anname Icon Fiti kubeme täidele. Kõlab nii hästi. Ja Peninuki. Ilusad naised, see, kes kirjutas, et tal on hea suhe. See, ma ei mäleta seda kirja nime. Ilusad inimesed. Imelised naised olete. Imelised naised. Jah, tema saab Peninuki. Nii. Ja mis siin ikka? Hooaeg purgis, aitäh teile vaatamast ja aitäh sponsoritele ja aitäh kõigile heade soovide eest, et alati, mulle nii meeldi, et meie podcasti kuulajad, nad alati elavad kaasa mulle, kas siis
kui ma leian heas ja halvas. Heas ja halvas ja aitäh, et oled tulemas ja aitäh, et isegi kui ma ütlen, et ei tohi mulle kirjutada, te ei huvita ja te ikka kirjutate, olete toeks ja saadate meile oma kirju ja usaldate ja isegi kui me loeme need 9 kuud hiljem ette või ma ei tea, kuna hiljem ette. Keep holding on. Keep holding on, et vaata siin näetegi, et teie kiri on võib-olla meie postkastis, me lihtsalt pole jõudnud selleni. Ja me nagu sorteerime neid, aga vaata, me ei tea ju kunagi palju me jõuame ühe episoodi ajal ette lugeda, siis need võivad niimoodi edasi kogu aeg lükkuda, et ja kui ma võtan ühest episoodist 20 minti enda TikToki peale, siis mõned kirjad jäävad lugemata, aga me ikkagi katsume ja aeg on ju. Aeg on ja meil tuleb ju järgmine nädal uus episood ja uus hooaeg ja lihtsalt natuke uued auhinnad, aga muidu kõik jätkab. Jah. Super, aitäh teile, love you, bye! Bye!